Kaarli kirikus on 2 erilist kunstiteost. Neist üks, Johann Köhleri Tulge minu juurde kõik, on üldtuntud. Teise kohta, Sally von Kügelgeni 3-osalise teose kohta seda öelda ei saa. Täna tuleb juttu Sally von Kügelgeni maalist, selle maali tellimisloost, sellest maalist endast ja siis kunstnikust Sally von Kügelgenist. On teada, et 1879. aastal lõpetas Johann Köhler, Eesti rahvusliku maalikunsti rajaja, Kaarli kiriku altariapsiidi võlvimaalingud. Ja pärast seda õige pea otsustas kirikukonvent, et minnakse tööga edasi, et maalitakse, kaunistatakse maalidega või maaliga ka apsiidi alumine osa. Ja 1879. aasta lõpus võttis kirikukonvent vastu otsuse, et pöördutakse Eduard von Gebhardi poole ja palutakse, et ta maaliks Püha õhtusöömaaja pildi. Eduard von Gebhard oli baltisakslane ja töötas Düsseldorfi kunstiakadeemias professorina ja oli tuntud kui Saksa protestantliku kirikukunsti reformija. Tema mõte oli see, et need kauged sündmused, mida kirikukunstis kujutatakse, tuleb tuua oma rahvale lähedale. Need peavad juhtuma, need Kristuse sünd näiteks ja Püha õhtusöömaaja sakramente ja Kristuse ristilöömine peavad juhtuma, peavad sündima justkui siin oma rahva koguduse ees. Nii et Eduard von Gebhard oli kindlasti kohalikele kirikuringkondadele suur autoriteet kirikukunsti küsimustes. Aga häda oli selles, et kogudusel ei olnud piisavalt raha altarikassas ja nii otsustati, et pakutakse Eduard von Gebhardile sümboolset tasu 500 rubla ja samas ise siis loodeti, et Gebhard tunneb missiooni, et tal on võimalus tulla ja maalida Köhleri pildi alla Püha õhtusöömaaja pilt. Teema oli teada. Gebhard ilmselt ei vastanud, pöörduti uuesti, ikkagi vaikus veel kord ja vastust ei tulnud või vähemalt me ei tea, et see oleks tulnud. Ja niimoodi jäigi siis selle altari apsiidi kaunistamine esialgu toppama. Ja keskenduti selle asemel hoopiski kiriku tornide lõpetamisele ja tagasi apsiidi maali lõpetamise, apsiidi kaunistamise lõpetamise juurde pöörduti 1885. aastal. Ja Gebhard soovitas siis, et võiks maalida Leonardo da Vinci Püha õhtusöömaaja koopia ja pakkus ka välja kunstniku, kes oleks nõus seda 3000 rubla eest tegema. See summa oli ka liiga kõrge ja hakati otsima teisi võimalusi. Aga siis tuli Gebhardilt ettepanek, et tegelikult võiks ühe maali asemel hoopis maalida 3 maali, mis kujutaksid Kristuse sündi, Püha õhtusöömaaega ja naisi Kristuse haual. Ja jällegi pakkus ta välja kunstniku, kes oleks nõus seda tegema, aga ka see küsitud hind oli liiga kõrge. Nüüd tekib kuulajal kindlasti küsimus, et miks siis Köhleri poole ei pöördutud. Tegelikult pöörduti küll, aga Köhleri hind oli veel kõrgem. Köhler oli küll maalinud võlvile pildi Tulge minu juurde kõik tasuta oma Eesti rahvale kingitusena, aga nüüd oli tal raha
ilmselt hädasti vaja ja ta küsis 5000 rubla. See oli väga kõrge hind. Ja otsiti ikkagi veel võimalusi, kuni jõuti Sally von Kügelgeni juurde, kes esialgu oli nõus maalima koopia Pühast õhtusöömaajast 1000 rubla eest, aga kui jutuks tuli see, et on vaja 3 pilti, siis otsustati, et makstakse 2000 rubla talle töö eest. Ja tingimus oli ka see, et kunstnik näitab oma visandid ette, valmistab mudeli, et kiriku eesseisus saaks veenduda selles, millise töö ta teeb, et saaks olla kindel pildi tulemuses. Ja kahjuks ei ole seda mudelit säilinud. Arvata võib, et see oli samasugune apsiidi mudel, nagu oli teinud Köhler, kellelt meil on see mudel säilinud, väikene kipsmudel, mille võlvile on maalitud tulge minu juurde kõik, aga Sally von Kügelgenilt meil sellist mudelit ei ole. Küll aga on 3 visandit samal teemal, milles siis aastal 1889 kunstnik Kügelgen ka pildid maalis. Veel enne, kui ta selle töö juurde jõudis, pintslit kätte võttis, käis ta Saksamaal õppereisil ilmselt, kus me kahjuks ei tea, aga tõenäoliselt ta õppis erinevaid seinamaali tehnikaid ja kui ta Eestisse tagasi tuli ja Tallinna tuli ja Kaarli kirikusse tuli, siis pidi ta ise ka seisma selle apsiidiseina krohvi ettevalmistamise juures olema selle eest vastutav. Ja siis, kui kõik eeltööd olid tehtud, hakkas ta maalima. Ja maalis ta, nagu kokku lepitud, 3 pilti: Kristuse sünni, Püha õhtusöömaaja, aga mitte naised Kristuse haual, vaid Kristuse haudapaneku pildi. Ja tulemus on suurepärane. Noore 29-aastase naiskunstniku suur teos on siin Kaarli kirikus. Kui me vaatame neid pilte lähemalt, siis esimene pilt, mis kujutab Kristuse sündi või täpsemalt sünnijärgseid hetki, kus karjased on tulnud teda kummardama, kus on pilkane öö, aga pildi keskel särab Jumala poeg ja taevas on Petlemma täht, mille järgi karjased ta leidsid, ta juurde tulid. Kui me vaatame seda pilti, siis tuleb paratamatult meelde üks teine Sally von Kügelgeni maalitud pilt, mis on Viru-Nigula kirikus ja mis kujutab sama sündmust, püha ööd, aga on maalitud Correggio maali järgi, mis on koopia. Aga siin Kaarli kirikus on ilmselt tegemist kunstniku originaalkompositsiooniga. Ilmselt. Selle juurde ma tulen korra tagasi. Teine pilt on hoopis üllatav. Sellel me ei näe nagu tavaliselt laua taga istuvat, koos oma jüngritega laua taga istuvat Jeesust, vaid me näeme, et Jeesus astub mööda treppi alla ja tuleb otse Kaarli kiriku altarilaua taha. Ta tuleks justkui oma koguduse juurde. See on väga erakordne kompositsioon Püha õhtusöömaaja teema kohta. Tavaliselt on altarilaual pilt, kus on altarilaud ja altarilaua taga istub Kristus. Aga siin siis on üks ja ainus laud, see on kirikus, mille juurde Jeesus astub. Ja kui seda pilti tähelepanelikult vaadata, siis
hakkab meenuma üks teine pilt. Ja need, kes vähegi on kunstiajalugu õppinud või sellega kas või kaudselt kokku puutunud, neil kangastub silme ees ilmselt Rafaeli Ateena kool, kus filosoofid Aristoteles ja Platon astuvad trepist alla, neid ümbritsevad nende kaasaegsed, aga ka hilisemad mõttekaaslased ja nad tulevad tõesti otse rahva juurde. Siin samamoodi. Me näeme samasugust, mitte üks-ühele, aga sarnast arhitektuurset keskkonda taamal. Keskpunktis avaneb aken maastikule ja sealt sammub alla Jeesus, hoides käes karikat ja tema ümber on tema jüngrid. Ja kui me nüüd vaatame seda Jeesust korra lähemalt ja tõstame samas pilgu ülespoole ja võrdleme Sally von Kügelgeni maalitud Jeesust Johann Köhleri maalitud Jeesus Kristusega, siis me näeme, et see on väga sarnane, mis on teisest küljest ju ka täiesti enesestmõistetav ja loomulik, sest Sally von Kügelgen ei saanud ju maalida teistsugust Kristust, kui üks Kristus juba oli kirikus. Kogudusel oleks tekkinud kohe küsimus, aga kumb on siis õige? Nii et baltisaksa kunstnik pidi kordama või tahtis korrata Köhleri Kristust, kes on maalitud, nagu me teame, eestlase Villem Tamme näo järgi. Miks seda rahvuse asja siin nii väga rõhutada? Ega ei peakski. Aga kui me räägime ajaloost, siis 19. sajandi lõpust, mil rahvuslik liikumine oli täies hoos, siis me teisiti ka ei saa, sest muidu me ei räägiks nendest kunstnikest ja nende ümber olevatest inimestest, sellest vaimsusest, nendest hoiakutest, rahvusküsimustest ausalt. Kolmas pilt ei kujuta siis mitte naisi Kristuse haual, nagu Eduard von Gebhard ette pani, vaid Kristuse hauda panekut. Ja me näeme seal, nagu ikka, Kristuse ema, neitsi Maarjat ja tema lemmikjüngrit, Johannes nooremat ja nende vahel Joosep Arimaatiast, lugupeetud kohtunikku, kes läks Pontius Pilatuse juurde ja küsis luba Jeesuse keha hauda panna. Ja me näeme seal ka Maarja Magdalenat veel kord avaldamas austust Jeesusele Kristusele, kes talle andeks andis talle tema patud, siis kui ta risti all põlvitas ja palus. Ja taamal seisavad tüübi järgi otsustades Peetrus ja Paulus. Kokkuvõttes tõesti väga erakordne, suuremõõtmeline, hästi komponeeritud kunstiteos, mis valmis siis täpselt 10 aastat hiljem pärast Köhleri pildi lõpetamist. Paraku see suur seinapannoo, 3-osaline seinapannoo ei leidnud üheselt head vastuvõttu ja oli neid eestlaste seas, kelle kunstiharidus ilmselt oli kas päris olematu või üsna nõrk, kes pidasid seda kirjuks pildiks ega ei hinnanud tööd piisavalt kõrgelt või vääriliselt, võiks öelda. Aga asi võis olla mitte töös endas ja selles, et arvaja ei olnud kunstiajalugu või kunsti kunagi õppinud, vaid ka rahvuslikes vaadetes ja raske oli leppida mõttega, et sakslane
saksa kunstnik, naine, noor, maalib meie auväärt professori Johann Köhleri Eesti Kristuse alla oma pildid. No need on tänapäevased küsimused, et kas see oli nii või mis siis oli, aga tundub, et see oli ajastule iseloomulik, see selline eriline tundlikkus rahvusküsimustes ja paratamatu ka soorollides. Selli von Kügelgen oli noor, 29-aastane, kui ta selle pildi tegi, aga ta ei olnud harimata kunstiküsimuses. Ta oli kunstniku tütar, Konstantin von Kügelgeni tütar. Ta vanaisa oli kunstnik, ta vanaonu oli kunstnik, ta onu Karl Timoleon von Neff oli kunstnik. Ta oli saanud isa juures ilmselt alghariduse kunstiküsimustes. Ta oli õppinud Peterburis Julie Hagen-Schwarzi, baltisaksa päritolu Tartust pärit maalija juures, aga mitte ainult, vaid ka Ivan Kramskoi, Vene kunstniku juures. Tal oli tõesti korralik kunstiharidus ja millele siis lisandus veel õpirännak Saksamaal enne selle Kaarli kiriku apsiidimaali valmimist. Selli von Kügelgeni me tunneme kunstiajaloos peamiselt tänu tema portreedele. Neid on Eesti Kunstimuuseumis mitmeid, neid on ka erakogudes. Aga tema puhul ikkagi tahaks rõhutada seda, et ta oli huvitatud kirikukunstist ja lisaks siis sellele Correggio Püha Öö koopiale ja Kaarli kiriku kolmeosalisele seinamaalile on ta hiljem 1895. aastal töötanud Juuru kirikus kantsliskulptuuridega. See Juuru kiriku kantsel ise valmis Kristjan Akkermanni barokkmeistri töökojas ja jäi algul värvimata, ilmselt rahapuudusel, ja värviti üle alles 18. sajandil, aga üsna abitult ja oskamatult. Aga 19. sajandi lõpul, kui kirikut renoveeriti, siis korrastati ka kantslit ja anti need Akkermanni nikerdatud Kristuse ja evangelistide kujud ja inglite kujud Selli von Kügelgenile koloreerida ja ta tegi seda meisterlikult. Ta tõesti maalis need vanad barokkskulptuurid üle, nagu oleks ta maalinud lõuendit. Portreteeris kõiki neid pühasid tegelasi. Aga miks ta seda tegi? Ta tahtis osaleda selles kiriku kunsti loomises ja ta oli sealt kandist pärit või Maidla mõisast olid tema sugulased pärit. Aga jah, kahjuks see Juuru kantsli kujude valmimine või ülevärvimine jäi juba sellesse aega, kui Selli von Kügelgen elas peamiselt Roomas ja külastas Eestit ainult suviti. Miks ta Eestist lahkus? Ei tea täpselt. Temast on väga vähe materjali jäänud, aga tõenäoliselt ikkagi ka solvumisest seda, et tema töid või tema suurt teost ei hinnatud vääriliselt. Aga võib-olla, see võis olla ainult üks põhjus, et kindlasti võis olla ka teisi ja vaevalt, et ta üldse lootiski sellist erilist sooja vastuvõttu. No need on sellised mõtted, millel ei ole mingit dokumentaalset alust. Põhiline on ju siiski tegelikult see, et ta selle teose lõi ja tegemist on tõesti tähelepanuväärse kompositsiooniga. Korra kõlas see mõte, et ilmselt on tegemist originaalkompositsioonidega.
see sõna ilmselt tuleb sellest, et kunstimuuseumis, Eesti Kunstimuuseumis on säilinud 3 visandit, nende 3 maali, kirikus oleva maali visandit, mille taha on kirjutatud Sally von Kügelgeni onu Carl Timoleon von Neffi nimi. Et see on tekitanud küsimuse, et kas ei võinud mitte olla nii, et Sally von Kügelgen kasutas oma onu abi ja maalis siinsed pildid Neffi visandite järgi. No küsimus on, aga praegu siiski on üldine arvamus, et need kirikus olevad pildid on Sally von Kügelgeni originaalkompositsioonid ja kunagi hiljem on keegi kirjutanud tema visandite taha Neffi nime. Selline väikene mõistatus selle suure teose juures.